tere taas! Mul on nii hea meel siin täna olla jälle mitte üksi, vaid kahekesti ja minuga on täna siin Marina ja Marina on samuti olnud minu üks-ühele coaching'u klient ja mul on nii hea meel, et sa, Marina, olid nõus tulema minuga siia vestlema, jagama enda kogemust meie koostööst. Nii, Marina on üks nendest naistest, kellele ma suht kohe ütlesin, et pane ennast valmis, sa hakkad känguruhüppeid tegema. Et mingeid tibusamme ma siin sinu tegevustes ei näe, et sa lähed ja väga kiiresti ütlesin ka, üsna otse ütlesin, et see, millega sa praegu tegeled, ma usun, et see suund hakkab sul väga kiiresti muutuma. Ja meie koostöö oli siis 3 kuud ja selle 3 kuu jooksul sa tegidki selliseid hüppeid, et ma usun, et need ei olnud enam kängurüpped, need olid nagu topelt kängurüpped ja kohe sa saad ka sellest rääkida ise, et mis sa siis tegid ja samamoodi sellel ajal tegelikult sul sai üsna selgeks, et tõesti sinu põhitegevusel sel ajal tekkis tegelikult lisategevus juurde. Et kuigi mulle tundus vahepeal, et sa hakkad sellest välja tulema, siis tegelikult tänaseks sa oled jõudnud sinna kohta, kus sa näed, et need kaks ala toetavad teineteist ja loovad sinu ellu tasakaalu. Ja ma tahakski hästi seda kuulda, sinu kogemust ja seda, kus sa tänaseks oled, kuhu sa tänaseks oled jõudnud. Meie koostöö oli peaaegu aasta tagasi, veel on natuke aega, et saaks aasta öelda, et jaanuarikuust siis alustasime ja lõpetasime märtsi lõpp, aprilli algus, et kuskil sealkandis ja täna me oleme seda laivi või seda videot siin salvestamas, on detsembrikuu ja mis vahepeal kõik on toimunud, et ma hästi-hästi huviga ootan, et mis on see, kus sa ka täna oled. Marina, kuidas sa iseennast tutvustaksid? Tervitus ka minu poolt. Kuidas ma ennast tutvustan, et Kristina kogu aeg rääkis mulle siin kängurudest ja siis ma ühel hetkel mõtlesin, et ma pean selle känguru hüppe ära tegema ja siis hüppasin lennuki peale ja sõitsin Kristina juurde viimast coaching ut tegema. Et viimane päev oli ja siis tuleb see ikkagi silmast silma teha, et vahelduseks on hea inimesi näha ka. Aga jah, mul on nagu elu kogu aeg tegelikult kaikaid kodarasse nii-öelda löönud just siis mentorluse ja nõustamise poole pealt, millest ma üritasin siis hästi-hästi kaugele kaarega käia. Aga tänu sulle siis, kui ma olin sinuga siis mentorluses, siis hakkas nagu minu jaoks selgeks saama ainult üha enam, et mida ma siis teha tahan. Ehk siis nagu kes ma siis tänaseks olen või kes ma olen hästi-hästi uudishimulik maailma vastu. Mulle meeldivad erinevad mingid tahud ja noh, vahel mõtlen selliseid utoopilisi mõtteid, et endal hakkab ka veider, et kas see on võimalik, aga kui mõte on võimalik, siis on kõik võimalik. Et, et midagi siin maailmas ei ole nii-öelda uskumatut, ütleks niimoodi. Kas ma siis alustan sellest, et kuhu ma siis jõudnud olen või mis siin saanud on, et kui ma aasta alguses nii-öelda mõtlesin või olin selles suhtes sellises seisukorras, et ma tahan ainult teha virtuaalassistendi ametit. Mul on kogu aeg pastakas käes. See on see assistendi töö või et kui mingid head ideed tuleb, paned kohe kirja, eks ju. Et ma alustasin küll jah, virtuaalassistendina aasta alguses ja kliente kuidagi hästi palju. Või noh, mitte hästi palju, aga üsna palju korraga, et ma tegin selliseid enda jaoks võib-olla mingeid rahutegevaid tegevusi sisemiselt, et kui sa nagu paned mingi ukse enda jaoks kinni, mõtestad lahti, et miks see nagu oluline sinu jaoks on, siis tegelikult elu hakkab ise juhtuma, eks ju. Et mis minu jaoks oli hästi toetav selle juures oligi see, et kui mingi nädal ma tundsin, et ma olen nagu hästi
Liimist lahti või mingi noh, et ikkagi nagu elu juhtub ja kõik emotsioonid ja tunded ja no naistel on väidetavalt 4 tsüklit emotsioone kuu aja jooksul. nii et eks ma olin seal oma tsüklites mingi hetk ja tegelikult ongi hästi hea, et see coaching oli kõrval, sest et see on nii toetav mingites olukordades, et isegi kui eraelus on mis iganes juhtub, eks ju, ja sa võtad coaching'u kõrvale, siis see nii aitab nagu ka eraeluliselt kui ka tööalaliselt, et ähm, jah, tänu Kristina sinu hüpetele ma tänaseks olen leidnud ikkagi selle suuna, et ma teen mentorlust ja nõustamist ja teen ka virtuaalassistendi ametit, sest see ongi, nagu sa ise ütlesid, et tasakaal, eks ju. et see on minu jaoks nagu hästi suureks tasakaaluks saanud, et kui üks on selline nagu inimestega töö järjepidevalt ja kuna ma võtan inimesi kui hästi tervikuid, et kui nad ütlevad, et nad tahavad ainult nagu nii-öelda nõustamist saada, et ma kuulaksin neid ära, siis ma ikkagi nagu suunavalt ehk siis nagu teen ikkagi nii-öelda coaching ut ka sinna juurde. nüüd ma võin öelda seda rahulikult, sest et ma õpin coaching ut, onju. et nagu küsin sinna juurde küsimusi, et minu jaoks on hästi oluline, kui inimene on tervik, et see on nagu see, mis minust on välja koorunud ja ma hästi-hästi palju panengi ise sellele rõhku, et leida iseenda elus tasakaalu, et kui oled iseenda elus tasakaalus, siis sa saad nii-öelda teistele ka siis nõu anda, et noh, sa ei saa olla nagu professionaal, kui sul endal on elus mingi segasumma suvila ja siis sa üritad teisi mentordada, coach ida, nõustada, aga sa tuled vaevu oma eluga toime, eks ju. et seda nagu kuidagi vältida, siis mina tundsin, et kõik see coaching 3 kuud aitas veel rohkem selgusele tulla minus, et kuidas nagu minna, kuidas käituda, et mis see õige, mis see vale on, et sa hoidsid nagu mind täiega ree peal. et poliitiliselt, poliitiku vaatest ümmarguse jutuna jõudsin kuhugi siia, et tänaseks siis olen mentor, nõustaja ja virtuaalne assistent ja peagi ka coach. nii tore, aitäh, et sa jagad ja mul on hästi hea meel, et sa sinna kohta oled jõudnud, sest sul on väga-väga lai silm maailmavaade, sul on hästi lai maailmavaade ja imetlen väga seda, kui väga sa raamatuid armastad lugeda, kui põhjalikult sa nendega tegelikult tööd teed ja et see ei ole lihtsalt selline, et loen algusest lõpuni ja viskan uuesti riiulisse, vaid mulle tundub, et sa elad neid raamatuid täiesti läbi, et sa loed neid, sa mõtiskled nende üle ja siis see tegelikult on, sellepärast on sinuga hästi huvitav koostööd teha, et sinuga vestelda, sinu vaatenurkasi kuulda, et mul on hea meel, et ma sain sellel teekonnal olla koos sinuga. kui sa, Marina, tagasi mõtled nüüd sellele 3-kuulise coaching'u teekonnale, siis mis on see esimene tunne või mõte, mis sul üles tuleb seoses coaching uga? seoses coaching uga ma arvan, et see esimene tunne, mõte, et kui sa tahad midagi saavutada, et sa tahad, et sul tuleksid tulemused, siis sa pead olema võimalikult nii-öelda aus ja avatud siis oma coach'i vastu või nõustaja, kes iganes su vastas on, eks ju. antud juhul nagu mina olen sinuga ülimalt aus ja avatud, et ma suht tihti istusin ju siin ekraani pool, nagu ma tundsin, et mul ei ole enam riideid seljas, et Kristina on mind nii alasti koorinud aga see ongi, ma arvan, et hästi-hästi oluline, et sa oled nagu avatud ja aus ja sa nagu võtad vastu selle, et sa oled valmis muutuma, et kui sa nagu lähed sinna mentorlusse, coaching usse või noh, mis iganes, kuhu iganes kohta ja sa oled kinnise suhtumisega või selline natukene nagu tõrgud vastu, siis sinu tulemused ei saa tulla. ehk siis nagu täpselt samamoodi sina andsid mulle need tööriistad, et mina liiguksin edasi ja mul tekkis sisemiselt kuidagi see kohusetunne, et
ma pean need justkui ka ära tegema, sest et mina ka tahan seda ära teha, mitte ainult seda, et ma tulen nagu järgmine nädal sinu juurde, ütlen, mul ei ole midagi tehtud. Et ma nagu ei tunne, et seal taga oleks olnud see, et aga ma ju maksin, siis ma pean tegema, sest et paljud inimesed isegi ei tee siis, kui nad maksavad, eks ju. Mhm. et see ei ole nagu mingi näitaja. pigem ongi see, et kui väga sa tahad ja kui valmis sa oled nagu nii-öelda ennast justkui alasti võtma, siis tulevad nagu ka kõige suuremad tulemused, et see oli nagu selline minu poolt võib-olla. Okei, mis pani sind üldse tundma, et okei, nüüd on see aeg, et Kristina, ma olen valmis. Mis oli see koht, mis pani sind sedasi tundma? Ma pikka aega tegelikult otsisin endale kedagi nagu, et ma tahtsin, aga mul ei tekkinud kellegagi mingit sellist klikki või klappi. Ja siis ma nagu noh, jälgisingi neid kõiki coach'e ja selliseid inimesi, kes sellega tegelevad. Ja ühel hetkel ma nagu sain aru, et sa liigud kuidagi sinna suunas, kuhu mina tahan liikuda, et sa oled must just nagu aste ees, onju. et kui nagu ma teisi vaatasin kuidagi, et kas me oleme samal levelil või ta on must aste allpoolt, et mul ei ole temalt midagi õppida, siis ma nagu nägin, et hoolimata sellest, et sa siin ütled, et mul on nii palju teadmisi ja silmaring on nagu nii lai, siis ma nägin, et mul on sinult ikkagi midagi õppida. Ja see oli nagu see, et kui sa nagu postitasid ka, et saab selle kõne teha ja siis ma panin ennast sinna kõnesse kirja ja siis lihtsalt ütlesingi, et aga ma nüüd tahan ikkagi tulla. See on hästi huvitav, kuidas need, kes tunnevad, et nüüd ma olen valmis või nüüd ma tahan, asi ei olegi selles, kas olla valmis tegelikult, eks ju, vaid see, et nüüd ma tahan edasi liikuda. et mõnikord ma näen, et inimene nagu tunnebki seda, et ta on nagu, ta teab, kuhu ta justkui tahab minna, aga ta on nagu poris kinni, ütleme see poris kinni ja ta korraks vajab seda aitan su sealt selle jala välja, eks, ja siis tegelikult sa saad ise edasi liikuda. et ma ei tea, kuidagi tuli selline analoog praegu, et tihti ollakse valmis, aga ei julgeta abi küsida või seda ka vastu võtta. ja mõnikord ongi see hetk, et näiteks need, kes on minu kõnesse tulnud, ongi just see hetk, et näe, mu käsi on siin, tõmba mind korraks, nagu lihtsalt anna see tõuge, et ega mina ei tule kedagi päästma ega kellegi eest samme tegema, aga ma aitan siis nõu ja jõu ja küsimustega vaadata korra enda sisse ja võib-olla see on ettekujutus, eks ju, et sa seal polises tegelikult oled, et kõigest saab edasi liikuda. et mul on hästi-hästi hea meel seda kuulda. sa ütlesid seda, et sa otsisid justkui, et kellega oleks hea klapp või et kes oleks see sinu inimene. kui oluline on see, et sinu vastas on inimene, keda sa saad usaldada? kas sinu arust on olulisem teadmised ja see, kus ta on jõudnud või pigem see inimesega hea klapp ja see usaldus? kindlasti hea klapp ja usaldus, sest et see on ikkagi nagu hästi oluline, et noh, olles nagu suhelnud ka nii-öelda erinevate inimestega, siis tihti tuuakse nagu nimepidi kedagi välja kuskil vestlustel, mis minu jaoks on nagu konfidentsiaalne, eks ju. et ma võin tuua mingeid näiteid, aga ma ei maini kunagi nimesid, eks ju. et samamoodi, et noh, kui on mingi sarnane näide, ma ei tea isegi, kas meil oli midagi sellist, kus sa mingeid näiteid tegid, aga noh, kui on nagu mingi sarnane näide tuua, siis mina ei tea, et sa oleksid üldse kellegi nime kunagi maininud, vaid see oligi nagu noh, enam-vähem, et sa lugesid kuskilt või enam no, ümber nurga, eks ju. et see usaldus ja klappimine on ikka ülioluline, et sul võivad olla maailma kõik teadmised, et sa võid olla, ma ei tea, keda inimesed võiksid tunda, ma ei tea, Lady Gaga tipp, sa võid olla Lady Gaga ja tema teadmistega. aga kui sul nagu ei teki temaga seda usalduslikku suhet, siis on sellest nagu vähe kasu, onju. ja hetkel on Lady Gaga on see kõige populaarsem, keda kõige rohkem ilmselt, kelle kontsertidel käidakse, nii et see sai väga hea näide siia toodud. Lady Gaga näide kogu aeg lihtsalt, ta on ainus inimene, kes mulle pähe tuleb kogu aeg, et see ei ole Lady Gaga, onju. väga hea. kui sa nüüd meenutad veel seda teekonda, siis mis sa tunned, mis oli võib-olla selline konkreetne näide praegu, mis sind võib-olla kõige rohkem kõnetas või mis tõi sellise mingi pöördepunkti või ahaa-momendi?
Neid oli tegelikult päris mitu. Vaata, hästi oluline on see, kui äh, ütleme nõnda, et kui minul kadus ära mingi hetk mingi motivatsioon või noh, olgem ausad, me olime nagu jaanuarist märtsini, kus on Eestis kõige koledam ilm üldse nagu sihuke et, et õues valgeks ei lähegi, eks ju. ja siis nagu korraks kaod ise kuhugi ära, siis sina olid see, kes tõi nagu mind tagasi nii-öelda siia maa peale siis, et kuule, päike täiega särab, paistab nagu, et mis mõttes, sa ju ütlesid, sa näed seda endas ja nüüd sa ütled, et sa ei näe seda. et sa nagu kogu aeg justkui raputasid nagu, et ärka üles, mis sul viga on. Sihuke hästi pehmelt, et see tugi või see nagu turvalisus, mida sa lõid sealjuures, et minu jaoks olid nagu need punktid olulised, et see just nagu noh, ma ütlekski, et see raputuskoht oli sihuke, ma ei saa kõiki näiteid tuua, mis meil oli, onju, sest et noh, konfidentsiaalsus ka loeb midagi aga, aga just see, et sa suutsid üles äratada, sa suutsid nagu mind tagasi tuua sinna punkti, miks ma üldse alustasin ja kuhu ma tegelikult ju jõuda tahan, sest et nagu, mis on see eesmärk, kuhu sa jõuda tahad. et jah, et aasta alguses me teeme kõik ju eesmärke, nagu meie sinuga alustasime, onju, ja siis mingi noh, ütleme nõnda seal veebruari lõpus juba hakkavad ära, kes jõuab üldse veebruarini, onju, et vahel kaovad need juba seal märtsi keskel ära ja kui nagu see periood tuli, ma endal tundsin, et mul tuleb see, et mul läheb see kõik üle, siis sa olid nagu teisel pool ekraani, mis mõttes nagu kuule, ma saan, vau, päris agressiivne oli. ei, õnneks ei, ei see ole. oli nagu kõik oli heas läbi mõttes nagu, armastuse. et ainult sõnadega vaata, et selles suhtes, et noh, ma ise olen selline, võib-olla annan seda emotsiooni teisiti edasi, aga sa oled sihuke nagu malbelt ja ilusti, viisakalt ikkagi ütlesid, et võta ennast kokku. kuidas sina selliseid taipamisi tavaliselt tunnetad? Sest ma mäletan nii hästi seda, et kui ma ütlesin, et oh my god, mul on tibutavi seljas ja siis ütlesin, ma ei saa sellest aru, et mida see tähendab, et ja ühel hetkel tegelikult sa kogesid seda. et kuidas sa praegu tunned, kas sa tavaliselt tunnetad läbi keha selliseid taipamisi, ahaa-momente või pigem läbi mõtete? kuidas see täna väljendub sinus? mõlemat pidi, et tänaseks mul selle tibutagiga on paremad lood või siis ma ei tea, halvemad, et nad käivad rohkem külas kui varem. aga see on ka see, et ma olen endaga rohkem ühendusse saanud, et mul oli aega nii-öelda iseenda sisse vaadata, mul oli aega endaga tegeleda ja mul oli aega nagu võtta see puhkus iseenda jaoks, et päriselt olla mina ise oma tunnete ja mõtetega. et see on nagu selline koht, mida ma taipasin, et mul on vaja ja mis oli oluline, et mul tekikski selline suhtlus iseendaga, et vaata, tegelikult päris paljudel inimestel ei ole sellist connection'it iseendaga. just, et see ongi nii oluline, mis sa tegelikult välja praegu tõid, et kuhu me üks peamisi eesmärke, mis me võiks endale seada, ongi see endaga kontakti saamine, et korraks vaigistada kõik see väline müra ja mõelda sellele, et mida mina päriselt tahan, mis annab mulle selle hea tunde. ja üks asi, ma sirvisin neid märksõnu, mis ma olen teinud, et ma ka siin, kui ma rääkisin Rebecca-Liisiga, oli ka see, et minu asi on see, et muudkui kirjutan märksõnu, et ma saaks tagasi tulla ja siis ka vaatasin, mis on need märksõnad ja üks asi, mis ma vaatasin, on hästi huvitav, et mis ma sinuga koostöös olen hästi palju kirjutanud, on see, et kuidas, Marina, sa enda tassi täidad, kuidas sa enda tassi täidad, kuidas sa enda tassi täidad. ja ma tunnen, et ma vist kirjutasin iga kohtumine selle endale, et oota, nüüd ma pean küsima, kuidas sa enda tassi täidad. nagu sa ütleks, et sul oli too hetk palju kliente, mis tähendas seda, et sa olid teistele rohkem olemas. seega sa pididki hakkama rohkem tagasi iseendasse tulema. kuidas sa täna enda tassi täidad? tahaks öelda, et raamatute lugemisega, aga ma olen kuu aega olnud hästi halb raamatulugeja. piinlik tunnistada. kohe saab detsember läbi, ma ei mäleta, mitu raamatut ma see aasta lugesin, vist ei tulnud 24 ära, tuli veits vähem. et eesmärk oli 2 raamatut kuus.
ma arvan, et minu tassi täitmine tänaseks päevaks ongi see, et ma vaatan coaching'u videosid ja hetkel mind hästi täidab see, et ma teen oma esimest töövihikut enesearengu teemal, kuhu tuleb ka siis nii-öelda see identiteet sisse, et kes sa tegelikult oled, et kui sa iseenda sisse vaatad nagu, kes sa oled, unusta ära see, et sa oled õpetaja, assistent, coach, mis iganes, kes sina inimesena oled. Mhm. Ja see on nagu, ma arvan, see koht tegelikult, mida paljud inimesed ei mõtle või ei teagi vaata tegelikult, et kes ma siis tegelikult olen. Ja Mhm. noh, ma olen oma tassi täitnud või ma tegin endale ühe sellise nädalavahetuse, kus reede õhtul lükkasin kõik telefoni hääletu peale, raamatut ei lugenud põhimõttega, arvutit ei avanud põhimõttega ja ma lihtsalt olin enda mõtetega, ma olin iseendaga, vaatasin õue, käisin jalutamas, vahepeal tekkisid need nagu momendid, et ma lähen hulluks, mul ei ole midagi teha, aga see oli minu enda jaoks vajalik, et nii-öelda leida või saada ühendust selle iseendaga, et ma võtangi teadlikult iseenda jaoks aja. Ma ei tee kõrvalisi tegevusi mingi telefonis raamatuga, kus ma ei saa mõelda oma mõtteid. Et see oli nagu selline oma tassi täitmine. Et justkui nagu, kuidas siis edasi, et noh, iga inimene võiks seda teha, et pereinimesed ilmselt niimoodi ei saa, et aga vähemalt 20 minutit kasvõi päevas on see, kus või õhtus, et võta see aeg ja ole päriselt oma mõtetega, mitte ära scrolli või mis iganes muud, et lihtsalt ole oma mõtetega. See on minu tassi täitmine, ma arvan. Kui nii me ilus. jätame ära kõik muud need tassi täitmised, reisimised ja muud sellised asjad, et siis just, et enda vundament ongi kõige-kõige olulisem, et see oleks paigas ja siis saab sinna peale tegelikult ehitada ka kõik need muud rollid. et usun, et üks kõige keerulisemaid küsimusi ongi, millele otsa vaadata, ongi see, et kes sa oled, kui sa võtad ära kõik rollid. Kes sa siis oled? kõik rollid, isegi selle, et sa oled naine või mees, isegi see osa, et kui kõik need asjad ära võtta, kõik need töörollid, ema, õde, vend, abikaasa, kõik rollid, eks, et ka ära võtta, et kes sa siis oled. et ma usun, et mulle tundub, et identiteedi ja iseendaga tuttavaks saamiseks, see on üks keerulisemaid küsimusi, millele otsa vaadata, aga ometi see on see, mis kõige rohkem loob selgust. ja see on see, kus päriselt hakata et endaga kas kohtuma ma võin ja vastata, kes ma olen? vasta, kes sa, Marina, oled? Ma olen, kui ma peaksin nagu ütlema, kes ma olen, siis ma ütleksin, et ma olen raamat. Oh, kui Et huvitav. isegi kui sa ei saa minuga koos olla, minuga Mhm. rääkida, aga sa tahaksid nagu, et ma tahan nagu Marinaga suhelda, rääkida, aga ma ei tea, kes ta on või midagi siukest, siis mina olen raamat. Sest kui sa mu kätte võtad, siis iga lehekülg sa vaatad nagu oh my god, sa kas naerad või mõtled nagu täitsa pekkis, nii ei saa lihtsalt. Et noh, iga lehekülg lihtsalt annab sulle nagu uut informatsiooni, et kuskil sa paned selle raamatu lihtsalt nurka, sest et nagu see puudutas mind nii sügavalt, et mulle ei meeldi see raamat rohkem. Aga ma tean, et see on hea raamat, ma pean sinna juurde tagasi minema. Et jah, mina ütleks enda kohta, et ma olen mingi selline absurdselt põnev raamat, mida tavaliselt nagu meemides näidatakse, et raamat on nii paks ja mees otsib lehekülgi enam-vähem, et kuidas see kasutusjuhend sellel naisel on, onju. Et siis noh, kasutusjuhendit meil ei ole. Me lihtsalt tuleme ilma selleta, saad hakkama või ei saa, aga raamatud me oleme. nii põnev vaatenurk, et seega, kui sa nüüd jõuad, kui sa siiamaani oled jõudnud kuulata meid, siis võid jätta kommentaaridesse, kes sina oled, kui sult võtta kõik rollid ära. et aitäh, Marin, et sa jagasid seda, et väga-väga huvitav, et sel viisil ma isegi ei ole mõelnud. kui sa nüüd mõtled tagasi veel uuesti meie selle coaching'u teekonna peale, siis kas see aitas sul teha ära midagi, mida sa olid edasi lükanud või mismoodi see aitas sinul tegutseda? Jaa, kindlasti ma tegin seal nii-öelda lõppu mõne koostööga, mis mind tegelikult enam ei kandnud, aga see sisetunne ja kohusetunne, mis mul oli see, et aga ma ju pean. Ja aga teine hetk oli see, et tegelikult ma ju ei ole nii-öelda enam palgatööline ettevõttes, ma pakun teenust. Ma olen enda ettevõtte palgatöötaja, mitte kellelgi teisel.
et mina olen see, kes pakub antud hetkel teenust ja kui see ei kanna mind enam, siis mul on võimalik sealt välja astuda. et see nagu aitas mul, ütleme nõnda, et enesekindlust kasvatada, kuigi ma ei saa öelda, et mul oleks mingi ebakindlus või noh, ma pean ennast üsna enesekindlaks inimeseks, aga mingi asja puhul meil elus tulevad ikka ebakindlused sisse. ja see oli minu jaoks see koht, kus ma tundsin, et selle toe ja kõigega ma sain sügavale enda sisse minna ja teha ära mingid otsused, mis vajavad lõpetamist ja saingi nagu päriselt alustada mingi uue teekonnaga, mida ma tegelikult tahtsin teha. Just, et midagi, et teha mingi asja, et alustada uue asjaga, siis me tihti peame tegelikult kõigepealt lõpetama midagi, et me saaks siis alustada, eks ju. et samamoodi, et midagi kätte võtta, siis kõigepealt see tuleb see pihk, eks ju, lasta vabaks, tühjendada ja siis me saame võtta selle uue asja, et luua ruumi samamoodi. No naised, eks ju, riidekapp on riideid täis, midagi selga ei ole panna, tahaks midagi uut, aga lõpuks ühel hetkel tuleb sealt midagi eemaldada, et see uus asi saaks, eks ju, asemele tulla. et samamoodi ma tunnen ka, eks, et ka koostöödega, eks, kuna sa rääkisid siin ettevõtlusest ja et teed mentorlust ja nüüd hakkad ka coach ima rohkem, eks ju, et sa oled coach'i teekonna võtnud ette virtuaalse assistendina, eks ju, tuleb limiit täis, eks, et näiteks samamoodi ühel hetkel sa ei saa lihtsalt füüsiliselt ära toetada 100 klienti, eks ju, et ma mõtlen just nimelt üks-ühele, eks, kui me nüüd räägime, kui teha seda grupis, siis saab, eks, jah. aga just sellised üks-ühele koostöösid on see kapatsitaat, eks ju, see limiit on tegelikult ees, samamoodi kliendi assistendina, eks, et on limiit ees, et kas on, noh, kui ma ise olin virtuaalne assistent, siis oli see, et 3 väga sellist mahukat klienti oli tegelikult minu limiit, et 3 väga sellist suurt klienti, kellega mul oli see põhitöö, eks ju. ja siis, kui mõelda, eks meil seal virtuaalassistendi maailmas on ka selliseid virtuaalseid assistente, kes teevad nii-öelda kas projektipõhiselt või teevad, eks, selliseid väiksemaid ülesandeid, siis võib see olla palju suurem, seal võib ka olla 12 klienti korraga, eks, et mis on see maht, mis sa suudad ära täita, ja et võtta uut, siis tuleb hakata lahti laskma. samamoodi sinu teekonnal, eks, et sa olid virtuaalne assistent, no et sellise nagu üldise, enamasti tegid seda. mentorlust sa see hetk veel niimoodi sel viisil ei teinud, aga sul oli see mõte, et sa saaksid hakata nüüd mentordama, issand, kas see on õigesti, vist on mentordama enda siis uusi kliente täiesti teisel alal, eks ju, sa oled ju ka kogemusnõustaja, et seda sa isegi minu arust ei öelnud, et sa oled ka veel kogemusnõustaja, nii et ka see sinna juurde, et ka need kliendid saaksid enda tähelepanu, siis tegelikult tuligi sul hakata virtuaalse assistendina sealt mahtu nii-öelda vähendama. ja sa tegid seda väga-väga kiiresti. räägin, et see oli nagu sinu teekond oli väga-väga kiire. jaanuari alguses oli üks eesmärk, jaanuari lõpus oli juba see muutuses, veebruaris see muutus ja märtsis oli juba sihuke vuhu, lendame et see käis väga kiiresti. kui palju sa enda eesmärki muutsid, Marina? kui palju, nii palju, kui sa oled nõus ise siin jagama ja mis minu meelest, mida ma väga nagu soovin, et sa jagaksid, kui oluline on sõnastada see eesmärk? ma alustan sellest, et kui oluline seda sõnastada on. ma ikka jah, ütleme nõnda, et ma eesmärki, kui ma kirjutasin, siis tegelikult mu eesmärk nii-öelda muutus päris mitu korda aja jooksul, et see ongi nagu okei, et sa nagu noh, seda enam, et kui sa täpselt ei tea, mis suunda sa minna tahad, sest et sul on nagu 2 seda suunda, mis sulle meeldivad, aga nagu valiks selle ühe välja, et siis mina muutsin oma eesmärki ja see on okei. ma arvan, et nüüd aasta lõpuks põhieesmärk on ikkagi sama nagu see nii-öelda tuleviku eesmärk on ikka sama, sest et ma tean, kuhu ma jõuda tahan välja. ja mis puudutab sõnastusse ma seda hiljutist, mis ma sulle kirjutasin, sõnastust, ma seda näiteks ei too veel, aga
ma selle coaching'u ajal 3 kuud, ma ikka päris mitu korda sain aru, kui oluline on sõnastus, et sa kirjutad selle ülesse, sa hakkad seda lugema, sa loed seda järgmine päev, siis sa saad aru, et see ei kanna sind, sest et sealt on üks sõna puudu. Või siis ma ei tea, üks sõna on oleks siin, miks see oleks siin on, peab olema, et olen, on ju, et suht nagu detailne kirjeldus peab ikkagi olema, et mida sa tahad, et kui sa nagu ütled, et ma ei tea, et paljud inimesed ütlevad, ah, ma ei tahaks tööl käia, onju. Okei, see on sinu eesmärk, mitte tööl käia. Sind vallandatakse homme, sind lastakse lahti homme ja sa ei tahtnud ju tööl rohkem käia. Et noh, see on nagu see näide, mis tegelikult ma siia juurde saan tuua, eks ju. Et noh, samamoodi, et kui inimene ütleb, ma tahaks olla finantsiliselt vaba, mida see sinu jaoks tähendab? See finantsiliselt vaba võib olla ma, ma ei tea, mis iganes, et sul on raha konto peal finantsiliselt vaba, et kas sa tahad nagu seda, et sul tuleks kogu aeg raha konto peale niimoodi, et sa ise mitte midagi ei tee või sa tahad, et keegi kannaks sulle seda konto peale või noh, mida see tähendab, et finantsiline vabadus tegelikult võibki olla seda, et sa saad oma põhitöökohalt palka ja ma ei tea, riik kannab sulle mingit haigushüvitist, et sa ei peaks kuu lõpuni nagu ots otsaga kokku tulema, aga sa oled finantsiliselt vaba, sest et sa saad mingi 300, 600, ma ei tea, ekstra eurot arvele. Ehk siis see on mõne inimese jaoks finantsiline vabadus. Oluline on sõnastus, väga detailne sõnastus, et mis sa tahad päriselt, mitte see, et ma tahan maja metsa sisse, sa võidki saada selle urtsiku metsa sisse. Mis sa tahad päriselt? Ma tahan kolida välismaale. Kuhu riiki? Milline see olema peab? Mis kliima? Mis loodus? Et nagu kõik selles suhtes peab olema detailselt, kuigi nagu mina oma unistustes ei ole kirja pannud seda, et kuhu riiki ma kolida tahaksin. Tänaseks päevaks ma tean, et ma panin sellega täiega pange, et oleks pidanud ikkagi selle riigi ka ära mainima, eks ju. Et noh, lihtsalt need on need väiksed asjad, mis me mõtleme, et ah, ei ole hullu, aga tegelikult see on ikka väga suur asi. sa kindlasti ei pannud täiega pange, vaid sa said selgust veel rohkem juurde ja nägid, et okei, see üks detail on ikkagi veel puudu, et sa saad enda visiooni, ütleme siin, et pigem visiooni veel selgemaks kirjutada. Et ja tänu sellele kogemusele, eks ju, ongi see, et sa nägid selle ära, et okei, see osa on siin puudu finantsvabadusest. Ma olen hästi hea meel, et sa ütlesid just selle, et see on nii oluline välja päriselt enda jaoks lahti kirjutada, et mida see tähendab, et kas see on see, kas 5000 eurot ekstra kuskilt sissetulekut, eks ju, või tähendab see seda, et ma tõesti ei käigi tööl ja mul on juba loodud selline passiivne sissetulek, mis ise loob mulle igakuiselt, eks ole, raha, või tähendab see seda, et mul on sokkisauk, ma ei pea tõmblema, ma saan minna ja osta endale uued sokid, eks ju. et mis see finantsiline vabadus siis on, et see on hästi-hästi oluline. Sinu näite puhul, kuidas sa tõid praegu näite tööd või tähendab, et sind lastakse lahti või vallandatakse, koondatakse, eks ju, et sa jäädki kodus. Minul on ka hästi, päriselt ongi enda näitena saabki selle, et minu unistus on saada passiivset sissetulekut. Ja mis juhtus, kui tuli pandeemia aeg, ma jäingi töötuks, istusin kodus, sain passiivset sissetulekut, riiklikku toetust, tööturaha, eks ole, mille ma sain kanda ära maksta ainult üüriraha ja oligi kõik. Ja rohkem ei olnud, mul ei olnud kunagi summat ega midagi, ma lihtsalt ütlesin, ma tahaks istuda kodus ja saada passiivselt raha. Ma sain selle, eks. Istu kodus, saa oma üüriraha kätte ja ole üleval peeta, eks. Et see on samamoodi, et väga-väga detailselt tegelikult tuleb läbi mõelda ja ka mitte nagu hirmuga seda teha, et oi, nüüd mul jääb mingi sõna puudu, vaid lasta ka voolata sellele, et uued need tähendused ja sõnad tegelikult tulevad sinna, aga nad saavad tulla ainult siis, kui see on esialgu juba kirja pandud. Eks me ei saa teha midagi paremaks, kui meil ei ole midagi paremaks teha. Seega kõigepealt esimese asjana see eesmärk kirja, vaadates ta sõnastus oleviku vormis, positiivses, eks ju, mitte eesmärk ei ole, et ma ei taha tööd teha, eks, vaid mida sa siis tahad, eks ju, teha, et just nagu ütlesime, eks ju, et elada nii, et ma elan ära passiivsest sissetulekust ja siis see number sinna juurde, et mis see siis on.
et hästi-hästi hea või et ma tahan elada kuskil päikese all, eks ole, et mida see tähendab päikese all elamine, et kus kohas, et kas see päikese all elamine tähendab seda, et ma elan kuskil telgis, eks ju, päikese all või see tähendab ikkagi seda, et sul on ka seal kas koht, kus siis elada, eks, et mis koht see siis on see kortermaja, kompleks, mis iganes, eks, et hästi selles mõttes visiooni saab seda alati juurde kirjutada ja teha täpselt selliseks, nagu ise soovid, et detailide olulisus ja kuna sa oled ka ettevõtja ja mina ka olen ettevõtja ja ma hakkasin praegu mõtlema, ma 95% minu klientidest on ka ettevõtjad ja ja siis need, kes on palgatööl, siis ka palgatööl olles tegelikult saab väga kenasti coaching ut kasutada, kui on võimalus ka ettevõttesiseselt kasvada, et ei oleks ta nii-öelda kinnijäämist ühele ametile, vaid et sul on ka kasv seal olemas, et minu arust selle jaoks on täiesti okei. Coaching us ei pea olema ainult ettevõtjad, vaid ka võivad tulla palgateed. aga mis ma tahtsin öelda selle sõnastusega veel, et kuna me räägime ettevõtjatest, et ka seal näiteks saab panna alati klientide arvu ja eks ju, et ei oleks lihtsalt, et mul on, ma ei tea, 10 või 15 või 150 klienti, vaid et seal oleks ka juures see tegelikult, et nad on ka maksvad kliendid, eks ole. et sest väga palju on tore teha koostöösi, kus on teenus teenuse vastu, minu arust on see üliäge ja on tore teha, eks ju, ka see, et ma ei tea, nagu mina tegin enda coaching'u aasta alguses, tegin ka seda, et ma tegin tasuta, eks ju, et ma saaksin praktikat, eks, aga tegelikult, mis ma sealt vastu sain, oli see tagasiside ja vaadata, et mida mina ise saaksin paremini teha. aga vot, et mis seal ongi see, et kui ma panen, et ma soovin, et mul oleks, eks ju, ma ei tea, ma toon enda näite, et 5 1 1 klienti ja ongi nagu kõik, rohkem ei kirjuta, siis mis see tähendab? See tähendabki ju tegelikult seda, et mul võivad nad tulla, aga nad pakuvad siis kas teenust teenuse vastu või eks ju, et kas saab näiteks mingi koostöö näiteks sealt luua, eks ole. et hästi oluline ongi siin, toon selle näite just selle sõnastuse pärast, et mis see tulemus ka sealt, eks ju, on, et mida sa siis saada tahad sellest. et kuidas sinul on see kogemus näiteks, kas sina paned üldse enda klientide arvu või mingeid numbreid enda eesmärkidesse? hetk ma panin aasta alguses, et ma tahaks endale 8 klienti või oli see 2024 lõpus, et ma tahaks endale 8 klienti. ja kui mul oli 6 vist äkki, siis ma sain aru, et holy moly, ma ei jaksa nagu neid ära teha, et see on nagu noh, ma sain aru, et ma tahan endale nagu paari klienti, maksimaalselt 3, aga et piisavalt mahukad kliendid, et ma saaksin teha. kui on nagu noh, liiga palju kliente, siis ja neil on koormust nagu piisavalt, siis hakkab tekkima see, et millal ma tema asju teen, tal on nüüd kohe vaja, mul ei ole aega, et siis hakkab see nagu noh, see ajaliselt nagu mängima, et mina olen enda jaoks arvestanud, et mina tegelikult üle 6 tunni päevas töötada ei taha, see on nagu minu jaoks lagi, aga siin suvel, kevadel oli 16-tunniseid päevi, 12-tunniseid päevi ja nii edasi, eks ju. et see ongi nagu see, et mis mahus lõpuks see klient on ja kui palju sul neid on, et kui sa tahad nagu kõiki valmis saada, siis noh, mida sa teed, kuskilt sa pead järgi andma, et kas see on siis sinu enda tervis lõpuks. et õnneks mul nagu lahenes see olukord kenasti ära. aga oluline on see sõnastus, ma olen teinud teenust teenuse vastu, mida ma kindlasti enam ei tee, sest lõppkokkuvõttes, mis see teenus mulle annab, see teenus peab mulle andma midagi sellist, mida ma päriselt tahan, et kui need on mingid vitamiinid või šampoonid või ma ei tea, mis iganes asjad, et thanks but no thanks, et mul ei ole neid vaja, mul on piisavalt raha, et minna ise osta selliseid, mida mina tahan, mida mina kasutan, et ma ei viitsi olla kellegi katsejänes ja mis veel, ma olen teinud tasuta mentorlust ja ma ei teeks seda enam, sest et minu väärtuslikud 3 kuud läksid nagu sinna, kus ma ärkasin hommikul ekstra selle jaoks ülesse. ma tegin oma plaanides muudatusi, et inimesi aidata
Mhm. ja meil oli kokkulepe, et sealt tuleb tagasiside, aga ma ei saanud isegi mitte tagasisidet, sest et sealt tuli ühesõnaga, kui ma palusin tagasisidet, siis sealt ei tulnud just kõige positiivsemat vastust sellele ja ma jäin ka tagasisidest ilma, ehk siis nagu kindlasti on inimesi erinevaid ja nagu ma olen teinud tasuta nõustamisi küll, siiamaani teen aeg-ajalt ikkagi tasuta nõustamisi, et lihtsalt kõige kohta ei saa öelda, et ma ei tea, pead maksma, eks ju, või saab öelda, aga olgem ausad, et inimlikkus on ka tänapäeval see, mida väga järgi ei ole jäänud, aga ma tahaksin, et ma oleksin inimlik. Mhm. et ma arvan, et see kõik sõltub sisetundest, vaata, kuidas keegi soovib seda teha, aga ma arvan, et tänaseks päevaks ma olen piisavalt teinud erinevaid kliente. Ma olen piisavalt palju teinud nõustamisi ja mentorlust, et ma ei tunne, et ma peaksin tegema midagi nüüd tasuta. Ütleme nõnda, et alati saab mingi kokkuleppeid inimestega teha, eks ju, Mhm. aga täpselt samamoodi, et mida ma ka enne mainisin, et üldjuhul see ei ole raha taga, aga kui me vaatame neid tasuta webinare, mis pannakse, ma ei tea, pannakse kirja igale poole ennast, kohale ei minda, sest et see on ju tasuta, siis kui palju sa tegelikult hindad seda, et ma annan sulle tasuta nõu või kui palju sa hindad seda, et ma teen sulle tasuta mentorlust, et ma võin seda kõike sulle tasuta teha. Ah, see oli tasuta saadud, ma sain teada, aga mida sa selle teadmistega peale hakkad? Aga kui sa oled natukenegi nõus panustama sinna taha rahaliselt, siis üldjuhul inimene mõtleb teistmoodi. Et ma olen ju näinud vaeva, ma olen maksnud selle eest, ma peaks nagu midagi tegema. Aga jällegi on see, kui sa teed selle läbi, saad need kodutööpaberid ja asjad ja kui sa päriselt ei süübi sellesse, iseenda Mhm. jaoks seda ei tee, siis sellest ei ole ka kasu, mis on nagu nüüd ma lähen teemast küll eemale, aga mis on ikkagi nagu oluline vaata siinjuures, On. et tasuta webinaridel samamoodi sa saad need kodutööd, tehke kodus paberid ära, kui palju on teinud neid nagu kodutöid, tõstke käsi, mina ei tõsta kätt, sest et nagu ma olen ka webinari ära kuulanud, aga kodutööd, need paberid ma olen läbi lugenud, ma tean nagu kõiki küsimusi, mida vastata, ma ei ole seda kirjalikult vastanud, mis on nagu kõige suurem viga üldse. Ja tänaseks päevaks, kuna ma ise teen nagu õpin coaching ut, siis seal on tohutult palju kirjutamist, et lihtsalt enam ei jää nagu nii-öelda muud võimalust, et ma olen nagu see aasta ikka, ma ei tea, megalt vihikuid täis kirjutanud igasuguste asjadega. Et ühesõnaga sinu 2 küsimust said hästi laialdaselt vastatud. Mul on hästi hea meel, et sa jagasid seda, sest ma olen hästi-hästi nõus sellega. Absoluutselt, et inimlikkus, eks ju, et jääks alles, eks, on võimalus teha erinevaid kokkuleppeid ja ma sellega olen täiesti nõus. Ja mis ma veel kuulsin sinu jagamisest praegu, et oluline ei olegi niivõrd see kvantiteet, eks ju, et kui paljudega sa teed koostööd, vaid pigem see kvaliteet, eks ju, et pigem vähem, aga hästi. Et samamoodi, eks ju, kuskilt muidu hakkab see pärast, sa tasud teistmoodi selle eest, eks ju, et see tervis on, eks ju, esimene, mis hakkab andma märku, eks ju, magamatus, väsimus ja siis sellest tulenevalt kõik need muud terviseasjad, mis sinna juurde tulevad. Aitäh, et sa seda jagad, ma usun, et see on hästi-hästi oluline, et kes ennast ära tunneb, et oi, et ma pean ikka kõvasti rohkem tegema tööd, et sissetulekut luua, siis tegelikult sa ei saa pakkuda head kvaliteeti, kui sa ise oled sihuke makaron siin, eks ju, või sihuke mingi ära väsinud ja lössis, eks ju, et energiat ei ole ja pigistad veel seda viimast, põhimõtteliselt nagu tühja sidruni pigistamine, et sealt ei tule enam midagi, eks, et ja lõpuks lihtsalt nagu sa ütlesid, tervis annab lihtsalt järgi, et kuidas sa enda tassi täidad, tuleb minul siin suur küsimus uuesti, eks ju, et kuidas sa täidad, et olla ise energiline, ise tunda ennast hästi, sest siis sa saad oma kliendid kõige paremini toetada, kui sa ise oled seda energiat täis, et kuidas sa kallad enda tassist teisele, kui see on tühi, eks ju, tühjast tassist ei saa jagada, et ja kirjutamine, ütle. Hästi hea raamat on Täida oma tassi. Et hästi õhukene raamat, ma lugesin selle vist paari tunniga läbi ja seal on ka, et kuidas täidad oma tassi, et seal on päris palju selliseid
mõtlema panevaid asju ikkagi, et mida me teiste jaoks teeme, et me mõtleme alati teistele enne kui iseendale, et noh, mis oli ka minul kunagi see probleem, et kõik teised pidid olema enne nii-öelda teiste tassid täidetud kui minu enda omad. aga nagu millal siis on see aeg, kui sa enda tassi täidad, eriti nagu need lapsevanemad näiteks, et noh, laps vajab, mees vajab, aga tegelikult, kui sinu tass ei ole täidetud, siis saavad sealt kannatada lapsed, mees ja kõik ülejäänud, ehk siis sina oled number üks, mis me tihti ära lihtsalt unustame. Mhm. Just, et täpselt nii ongi ja aitäh, et sa tõid ka veel selle nii-öelda perekontseptsiooni ka sisse, et me peame ennast hoidma, et teised saaks ka olla hoitud. Absoluutselt. Kirjutamine, sa mainisid kirjutamine. Milline on olnud sinu suhe varasemalt kirjutamisega ja milline ta on praegu? kas sa oled kogu aeg olnud selline, kes enda mõtted kirja paneb? nii ja naa. Ma tean, et ma kunagi kirjutasin päevikut. Aga noh, ma olen see nii-öelda hävitaja, et ma siin vahepeal suvel kirjutasin ka oma mõtted lihtsalt välja, et kui mingi, loen raamatut ja keset seda tuleb mingi häiriv mõte lihtsalt pähe. Ma kirjutan selle mõtte lihtsalt välja ja loen raamatut edasi. Ja noh, vahel ongi see, et okei, ma ei saa enam edasi lugeda, ma lihtsalt kirjutangi oma mõtted välja ja siis mingi hetk ma võtan need nii-öelda paberilehed, lähen kööki kraanikaussi alla, teen kraani lahti, pesen need paberid ära ja tõmban tükkideks ja viskan prügikasti. et miks ma ei taha lihtsalt niimoodi tõmmata, sest et noh, vahel inimesed tõmbavad 2 korda, onju, viskavad prügikasti, aga noh, tegelikult kus iganes sa ei ela, siis oleneb kohtadest, noh, inimesed võivad sealt nii palju tõestusmaterjali leida. jah, mis on võib-olla absurdne mõte, et ah, mis sa räägid. oleme ausad, tänapäeva maailmas sul võetakse konto pealt raha isegi siis, kui sa, ma ei tea, istud arvuti taga, teed tööasju ja sa kuuled, et piiks-piiks käib, keegi võttis raha maha, aga kuidas see juhtus, eks ju, et meil juhtuvad lihtsalt sellised asjad, et mina kirjutan tohutult palju. ma arvan, et ma kunagi ei olnud kõige parem kirjutaja, aga samas mulle meeldis kooli ajal referaate kirjutada. et noh, jään, ütleme nõnda, et 50-50. Iseenesest mulle kirjutada meeldib, sest et hea on meenutada, kuidas päriselt käsitsi kirjutada on, millised need kanavarbad välja näevad. et see on iseenesest hea. ja mis on oluline, et kui ma kirjutan, siis kuhugi märkmikku mulle arvuti üldse ei meeldi kirjutada tegelikult. Just, et käsitsi kirjutamine tegelikult aeglustab meie mõtteid, eks, ja me saame tegelikult ka läbi selle endaga rohkem tuttavaks, et lihtsalt ükskõik, võta ükskõik mis küsimus, hakka lihtsalt kirjutama või esimene mõte näiteks, mis on esimene mõte, mis mul praegu tuleb, lihtsalt hakka kirjutama, et kirjutamine on täiesti teraapiline vorm, nii et julgelt julgustan võtta pastakas ja hakata kirjutama. Marina, küsin veel coaching'u kohta, et selle 3 kuu kohta, kas seal oli midagi, mis sind üllatas? Korraks ma nagu mainisin, et mind üllatas see, kui kiiresti ma alasti ennast sinu ees võtsin. ärge nüüd saage aru, mul jäid riided selga, onju. aga nagu piltlikult, et see, kuidas ma nagu hästi kiiresti avanesin sulle, oli minu jaoks nagu enda jaoks ka uus, sest et sinnani jõuda, siis on natukene ikka rohkem vaja kui, ma ei tea, paari nädalat äkki, mis sinuga juhtus. jah, juba 3. korral tegelikult sa kirjutasid mulle, et ma ei tea, mis toimub, mul tunne, et ma olen alasti et see oli absoluutselt. minu jaoks kõige suurem nagu üllatus minu enda jaoks, aga see ongi nagu see mugavus ja soojus, mida sina ise tekitasid seal. et kõik sõltub ikkagi nagu jällegi, et kui avatud sa ise oled, kui avatud sa oled valmis võtma neid tööriistu, mis coach annab, onju. et ma võin seal olla ja mitte seda avatust pakkuda, siis sealt tulevad ka tulemused, et sina annad tööriistad, mina teen ise tulemused. aga Mhm. sinuga oli sihuke nagu hästi hea kombo kuidagi, mulle tohutult meeldis selline, et tihti ma, noh.
arvad ju ikka, et ju tead vastuseid ja oskad mõelda niimoodi, et noh, ise nagu mentor ja oled nõustamist õppinud ja särki-värki, et noh, mis sealt ikka uut tuleb. aga et sa suutsid mind panna nagu teistmoodi vaatlema mingeid asju või siis lisaküsimusi küsima niimoodi, et ma isegi ei olnud mõelnud sellele, et niimoodi võib, sest et noh, inimestel on meil ikka endal mingi kindlad, ma ei tea, veits karbist välja mõtlemised või karbist sees mõtlemised, aga me tihti vajame tegelikult enda kõrvale kedagi, kes meid suunab. aga me ei tunnista seda endale lihtsalt, sest me ise, me oleme eestlased. just, et see on sama koht, eks ju, et küsida abi ja julgus ka vastu võtta, eks, mitte see, et ma olen tugev Eesti naine, ma saan ise hakkama, eks, et anna mulle see em, em, nael ja haamer, ma saan ise kõigega hakkama, eks. et just, et julgus küsida abi, aga vastu võtta. kuidas sa, noh, mina nägin hästi palju, eks ju, ka seda välist muutust, mis me rääkisime, et kuidas su eesmärk hästi kiiresti muutus, kuidas sa tegid hästi kiiresti tegelikult need sammud ära. ja mis sa ise tunned, milline võib-olla see sinu sisemine kõige suurem muutus oli? või kuidas see on sind kandnud näiteks ka tänasesse, et kuna sellest on tegelikult möödas, eks ju, meie koostööst on möödas üle poole aasta, et kuidas sa näed, kuidas see on sind tänasesse toonud näiteks? ütleme nõnda, et see on nagu tekitanud seda järjepidevust. et kui ma mingi hetk kirjutasin küll igapäevaselt oma eesmärki, ma seda enam ei tee nagu nii tihti, aga ma nüüdsest nagu ikkagi analüüsin ja vaatan ja kirjutan oma eesmärki kord kuus, sest et ma nagu tahan aastale tagasi vaadata ja mõelda, et mis ma siis jaanuaris tegin, eks ju, et detsembris me mäletame ainult neid lähikuid, mida me tegime. kui seda et nagu, kui ma küsin sult, et ütle mulle 12 asja aastast 2025, ma mäletan ainult viimaseid, eks ju. et ma hästi palju tänu sellele nagu analüüsin iseennast, analüüsin enda kuud, vaatan nagu, mis ma olen teinud, kuidas ma olen teinud, mida ma saaksin paremini teha. et see on nagu see koht, mis tegelikult mulle sisse jäi sellest nagu coaching ust sinuga. et see on nagu mind hästi palju nagu pinna peal hoidnud. ja kui ma nagu tunnen, et ma ei jaksa või noh, tekib ikkagi sihuke motivatsioonilangus, siis ma võtan need märkmed endale ette ja vaatan, kus ma alustasin. ehk siis sa lähed nagu tagasi, vaata nagu sinna alguspunkti, et vaata, kus sa olid, kus sa alustasid, kus sa täna oled ja kuhu sa jõuda tahad. et see nagu see sissejuhatus raamatusse, mis me sinuga tegime, on nagu nii hea koht, kuhu tagasi minna nende õpetussõnade juurde. et noh, igal heal raamatul peaks olema see, et mine tagasi sissejuhatuse juurde ja vaata, miks sa seda lugema hakkad. nii hea näide lihtsalt nii hea. aitäh sulle veel kord. mis oli, me räägime, eks ju, niisugune ilusatest asjadest, aga mis oli kõige ebamugavam selle 3 kuu jooksul, see coaching'u koostöö jooksul, mis oli sinu jaoks kõige ebamugavam? ma ei saaks öelda, et ebamugav oli vara ärgata, sest et meil oli jumala okeil ajal see. Äh, ma ei tea, mul vist ei olnudki sellist ebamugavust sinuga, et kuidagi sihuke hästi, ma ei tea, olid nagu nii-öelda minu inimene kuidagi, et mul ei tekkinud mingit sellist ebamugavust, et pigem oli noh, pigem võib-olla mingid küsimused olid mingil hetkel sellised ebamugavamalt valusad, kus sa pead iseendale otsa vaatama päris nagu sügavalt, mida ma tean, et enamused inimesed ei taha teha ja mida võib-olla mina ka kunagi ei tahtnud teha, et me leiame muid võimalusi ja lahendusi, et miks elada oma seda klassikalist tavapärast elu, et vinguda, et kõik on halb, aga midagi muud ei tee, et see oli nagu see koht, võib-olla võiks öelda, et see oli äkki ebamugav, et minna siis sealt punktist üle. kuigi ma jällegi ütlen, et ma ei tunne, et mul oli midagi ebamugavat nagu sinuga coaching us. ma ei tea, kõik oli lihtsalt nii hea. mulle sobib see vastus väga hästi, et sul olid, et küsimused tulid, et mis olid ebamugavad, sest kus on ebamugavus, seal on ka kõige suurem kasv, eks ole.
et julgus tunda ka seda ebamugavust, et see on niisugune nagu kasvuvalu minu arust, et see ei ole nagu halb, eks ju, sa tead, et sinuga ei juhtu midagi, aga see on lihtsalt ka puhastamine minu meelest, eks ju, et isegi kui vaadata, eks ju, enda ümber, et issand jumal, ma pean täna koristama ja siis mõtled, et ma tahaks teha, see on nagu, aga lõpuks, kui see on tehtud, siis mõtled, et hea, et see sai tehtud ja ka ebamugavatele küsimustele samamoodi, et vaadata, et nii keeruline küsimus või nii ebamugav küsimus või et või tuleb ego mängu, et ma ei oskagi üldse vastata sellele, eks. aga tegelikult, kui sa selle lõpuks ära vastad, siis tekib väga suur kergendus ja kergus, mis tähendab ka, et sa tulid sellest läbi. et aitäh, nii et kes tahab ebamugavaid küsimusi, tulge minu juurde nüüd, mis on võib-olla see üks asi, mida sa ei oleks teinud, kui sa ei oleks tulnud coaching usse? Milleks sul ei oleks näiteks ei oleks olnud julgust teha ära? mis on midagi sellist? ma arvan, et lihtsalt mingite asjade tegemine oleks lihtsalt kauem aega võtnud. Et ilmselt ma oleks ära teinud need asjad, aga lihtsalt mitte nii kiiresti, kui ma neid tegin. Et noh, mis ma jällegi nagu varem mainisin, et on oluline minu arust, et inimesel oleks keegi toeks kõrval. Olgu see siis, ma ei tea, psühholoog, mentor, nõustaja, coach, et kui sa tahad kuhugi jõuda, siis on koos palju nagu lihtsam kuhugi jõuda kui see, et sa üksinda pusid. Et minu jaoks jah, ma arvan, et ma oleks jah ära teinud asjad, aga mis ajal? kuidas sa kirjeldaksid meie koostööd, mis sulle kõige rohkem seal meeldis? Kohtumine Tenerifel. nüüd kui mägi ei tule, siis tule ise mäe juurde, eks ole. et ma Ja. olen hästi-hästi tänulik, et sa tulid ja nagu sa ütlesid, et ma tõesti ise ka tundsin, et meie vahel oli väga hea klapp ja seda oli ka tunda ja tegelikult sealt ka tuligi see, et miks minu keha hästi kiiresti reageerib, kui inimene on avatud, ehk siis seesama see tibutagi, eks ju, külmavärinad tulevad, näen välja nagu siilike. et minul on see, on kohe märgiks, et inimene on avatud ja sellepärast ma sinuga kogesin seda hästi-hästi palju ja ma kogen seda kõigi oma klientidega, et mõni avaneb vajab rohkem aega, et avaneda ja siis ma tunnen, okei, ma ei ole veel seda kätte saanud, seda feeling ut, eks ole, et midagi nagu keha ei ole reageerinud, aga kui see ära toimib, siis ma tean, okei, see on hea koht, nüüd tähendab, et nüüd me saame päriselt hakata tööd tegema. mis tegi selle koostöö sinu jaoks siis turvaliseks? ma küsiks siis sedasi, et kui see nagu kõige ägedam oli kokkusaamine, aga mis oli see, mis sul tekitas seda, et sa olid valmis ennast paljaks kiskuma, eks ju, sõnaliselt siis, eks ju, piltlikult, et mitte siis päriselt, eks ju, riided seljast, aga mis oli see, et sa hingeliselt ennast paljaks tegid? mis tegi selle turvaliseks sulle? ma arvan, et kuidagi maailmavaated klappisid äkki. Sest et internetis saab ikka jälgida, eks ju, inimesi. Et olles piisavalt lugenud, vaadanud, mis sa teed, see andis nagu hästi palju nagu kaasa selle turvatunde. Et ma nagu tundsin, ma saan olla vaba, ma saan olla mina ise ja see tekitas sellise heaolutunde. aitäh sulle selle usalduse eest, et ma tunnen ka, et kõige paremad koostööd, kõige paremad tulemused, ütleme see, et need tulemused, et sina saaksid parimad tulemused, ongi oluline olla coaching us avatud ja usaldav, eks, ja usaldada mitte siis ainult seda coach'i, kes seal teisel pool, eks ju, on, vaid usaldada ka protsessi, sest mõned muutused võtavad aega ja mõned võivad juhtuda väga kiiresti ja kõige suurem märk, et kui kõige suurem komponent või see, kes selle muutuse tegelikult ära teeb, oled ju sina ise, eks. mis tähendab seda, et kui sa võtadki täisvastutuse enda tulemuste eest, sa usaldad protsessi, siis need asjad juhtuvad rutem. et kui sa ei hakka ennast saboteerima, absoluutselt on ka neid, eks ju, inimesi, kes hakkavad endale ütlema, praegu ei ole õige aeg seda sammu teha, praegu ei saa seda sammu teha, aga tegelikult millal on õige aeg? õige aeg on siis, kui sa teed selle otsuse ära. nüüd ma teen selle ära, mitte ei jää ootama, et millal see õige aeg on. seega
aitäh, et sa otsustasid tulla coaching usse ja teha selle 3 kuud minuga koostööd ja tõesti, sina oled kindlasti üks nendest, mille mõtlesin, et kui see coaching hakkas juba lõppema, et millal see ära lõpeb, et me saame siit edasi liikuda hoopis teistsugusesse suhtlusesse ja meil on varsti tulemas ka üks koostöö, aga sellest siis räägime peagi siin rohkem, et hetkel jääb see veel saladus Loori ja, taha. ja just, kusjuures mind on kandnud mõnda aega üks lause seoses jah. coaching uga, me oleme seda hästi palju rääkinud ja sa just tõid ka tegelikult välja, et sinu tulemused saavad tulla superhead, kui sa oled aus ja vaba oma mentori coach'iga. sul on vaja usaldusväärset suhet oma coach'iga, et ta saaks sind 100% aidata, aga sa pead avatud olema seda ka vastu võtma, et lõppkokkuvõttes teed sina ise need tulemused. Absoluutselt. Oh, nii ilus. Tahaks kohe panna nüüd finiš, sest see oli lihtsalt nii hea siin. See oli nii hea, aga ma veel ei pane, mul on veel sulle üks küsimus, võib-olla kaks, et mis ma veel tahan lihtsalt teada, kui nüüd keegi kaalub, et tegelikult ma ikkagi tahaks Kristinaga koostööd teha, aga ma ei ole selles ikkagi veel nii kindel, kas see on õige samm või kas see on minu jaoks. mida sa talle ütleksid enda kogemuse põhjal? Tegelikult sa oled juba otsuse teinud, kui sa nagu mõtled, et kas sa tahad või ei taha, siis sa oled juba otsuse teinud, et sa tahad, aga mõtle, et miks sa siis nagu ei ole selleks valmis. pigem on see valmisolek seal taga, et kas sa hakkad mõtlema, ma ei tea, finantsilistele vahenditele, aeg ei ole õige, mitte kunagi ei ole aeg õige. et noh, õige aeg ongi praegult, eks ju. ma arvan, et jah, ma jätaks selle vastuse. nii hea. vaata tagasi korraks jaanuarisse. mida sa sellele Marinale ütleksid? Well done. aitäh, et sa Et vaatasid mul seda. on nagu hea meel selle Marina üle, kes võttis selle otsuse, kes ka kahtles, kas nagu minna coaching usse Kristina juurde või mitte. tegelikult mul oli see peas juba kuskil oktoobrikuus, et ma su võtan nagu coach'iks, aga ma justkui ise ei olnud valmis ja ma vaatasin ikkagi nagu ringi ja lõpuks ma ikkagi nagu sain aru, et ma võtan su, aga ma ei teadnud, millal ja siis detsembris me tegime selle kõne ja siis sealt nagu see pall veerema hakkas. et nagu noh, jällegi on see koht, et mina teadsin, et ma seda tahan, aga ma olin samamoodi kahe vahel, nagu sa küsisidki, et nagu kui keegi on, tahab või ei taha, mõtle pigem, et millal sa alustada saaksid. võib-olla, et mina ei tahtnud ka oktoobris alustada, mulle tundus uus aasta parem. ja kui sa oled otsustanud, et sa tahad alustada, siis lihtsalt ütle sellele coach'ile, et ma tahan alustada. tehke vajalikud toimetused alguses ära, pange kuupäevad kõik paika ja nagu su elu läheb lihtsalt nii ilusaks, et sa ise ka ei usu, et sa sellise ilusa elu endale looma hakkad. Well done. nii hea, nii mõnus. Et aitäh sulle, Marina, et sa tulid, et sa olid nõus jagama enda kogemust. ma arvan, et see tänane kohtumine on taas täis no lihtsalt sellist kulda, et võta märkmik ja võta pastakas ja noki välja täpselt need asjad, mis sind täna kõnetasid, sest järelikult need on need, mis, kus sinu hing ennast kõige rohkem ära ennast tundis ja tee lihtsalt samm. sobivuskõne saab minuga minu kodulehelt ilusti leida, et see ei kohustu koostöö alguseks, aga see annab selle võimaluse, et näha, et kas meil on omavahel hea klapp, kas sa suudad ennast avada ja usaldada. aitäh, Marina, ja aitäh, kes sa aitäh siin ja, vaatasid. ja lõppu ütlen selle, et kui keegi hakkab siin seda järgi vaatama ja midagi trigerdab, siis on hea hetk, kus vaata enda sisse, miks see asi sind trigerdas ja Kristina on olemas, et su trigereid lahti muukida, nii et ole julge ja loo iseendale parem elu, ainult sina saad seda teha. aitäh.